Tere! Selle ülesande raames siis vaatame, kuidas päikesepaneeli kaldenurk mõjutab parameetrid, antud juhul siis vooluväärtust. Ehk siis vaatame skeemi ja esialgu ühendame ahela kinni. Siis võtame kollase juhtme ja ühendame B-kanali miinusväärtust. Ja kolmandaks siis B-kanali plussväärtust. Ehk siis ühendasime meie. Nii, järgmisena avame plotteri, mõõteriista ja siin siis muudame parameetrid. Võtame siis valgustugevuse, maksimumi määrame 1400 ja division jääb 200. Ja voolu siis määrame 60 milliamprit ja division võtame siis 5 milliamprit. Siit siis vaatame, kuidas mõjub. Nii, hakkame vaikselt ootama päikest. Mingi hetk päike tõusis, vaikselt valgustugevus suureneb ja saavutab oma maksimumväärtust. See on siis hommikune muudame päikesepaneeli optimaalse nurga ja vaatame siis, mis nüüd juhtub. Mingi hetk päike tuli ja väärtused on märgatavalt suuremad. Ja kui me nüüd seda päikese nurka muudame ja siis ta mingi hetk tuleb tagasi. Antud juhul nüüd suurendasin skaalat, ehk siis suurendasin väärtusi. Läheb nulli, vahetame rekord ja valgustugevus hakkab vaikselt suurenema. Ja siin on ta siis tema maksimumväärtus. Ja nüüd kaldenurk vaikselt muutub, valgustugevus väheneb, kuna paneel ei ole optimaalne ja hakkab nüüd langema. Ja nüüd, kuigi päikese enda väärtust me ei muutnud, aga me muutsime kaldenurka, siis ka see väljund, mis meil tekib süsteemist, ta on liiga väike. Ja nüüd, kui juhtub veel mingisugune varjutus või vari, siis väärtus on praktiliselt nullis. Nüüd vaatame ka väärtusi, ehk siis avame multimeetri. Siin on siis meil väärtused 100 millivolti, alaisvool ja hetkel on siis valgus praktiliselt nullis ja hakkame vaikselt peale keerama.
keerame. Ehk siis nüüd mul on maksimum peal ja maksimumväärtus on näiteks 22. Ehk siis valgustugevuse väärtust ei muudan ainult kaldenurka. Kui ma saavutan selle optimaalse ligikaudse 90 kraadi, siis väärtus on kõige maksimum. Ja kui me hakkame kaldenurka muutma vastassuunas, siis me näeme, et väärtused langevad veelgi. Ja nüüd selle nurga all on siis 16 ja selle nurga all on 22. Ja oletame, et siis on hea päike, on meil hea nii-öelda kaldenurk ja mingi hetk hakkame tekitama varja. Ehk siis hetkel mul on umbes pool paneelist kaetud ja väärtus on praktiliselt 0. Ehk siis paneel ei tööta absoluutselt.